Nii, eelmises videos lahendasime ära terviklikult selle ülemise kihi. Niimoodi, et valge kiht on õigesti lahendatud. Kõik servad ka ja oluline on, et need servatükid läheks selle keskmise värviga kokku, sest see värv siis määratleb ära, mis värvi see mingi konkreetne külg tuleb. Aga selles sammus siis on meil vaja lahendada ära keskmine kiht. Ja selleks me teeme niimoodi, me keerame kuubiku teistpidi. Valge lahendatud kiht jääb nüüd alla ja hakkame nüüd siit ülemisest kihist tooma siia keskmise kihti neid puuduvaid tükke. Nii. Siin on hästi oluline otsida just selliseid tükke, mis kohe ilusasti sobivad kas paremale poole ja vasakule poole. Näiteks see tükk sobib ilusti siia värvide poolest. Sinine liigub siia, punane liigub siia. Ja selle olukorra lahendamiseks ongi siis valem, millega seesama tükk tuuakse siia paremale poole. Selleks on siis seda näha ka, et see tükk sobib siia. Vaja järgmine 8-sammuline valem läheb läbi teha. Nii, ja tükk liikuski siia, ongi see koht lahendatud. Nii. Siin on ikka selline tükk, mis sobib ilusasti keskmisse kihti. Selleks nüüd liigutame, et me saaks valemit rakendama hakata. Liigutame selle tüki sobivasse kohta. Siia. Siin on näha, et värvide poolest ta sobib siia kohta. Oranž siia, roheline sinna. Ja selleks nüüd on ka oma valem, siis et viia vasakule poole. Selle keskmise kihi lahendamiseks on kaks valemit. Nii. Aga valem on siis järgmine. Ja tükk liikuski siia. Nii, siin on meil siis üks tükk juba paigas, see sobib oma värvide poolest ja punase rohelise poolest siia. Nii, jälle tuleb tükk viia siis vasakule. Selleks siis võtan kuubiku otsa ette ja rakendame valemit. Tükk liikuski. Nüüd on meil lahendamata veel see koht. Vaatame, kas me leiame. Ja, see tükk on näha, et on siin, mis siia sobib. Võime ta nii liigutama. Ja jälle vasakule poole, siis on vaja siit viida. Ongi keskmine kiht ka lahendatud, kõik värvid on õigesti. Vahepeal võib juhtuda, et siit ülemisest kihist ei ole sobivat tükki siia tuua. Ta ongi mingi kollasega tükk ja see õige tükk on näiteks siin hoopis valepidi. Siis tuleb neid samu valemeid kasutades mingi ülemine tükk liigutada siia, selle läbi siis siit jõuab selle külje pealt jõuab see õige tükk siis ülemisse kihti ja saab ta õigesse kohta liigutada, siis jälle paigutada enda valemitega sinna, kuhu ta tegelikult kuulub. Nii, aga ongi nüüd keskmine kiht lahendatud, 3. samm läbitud. Saame 4. sammu juurde asuda. Hakkame lahendama seda kollast risti siin ülemises kihis. Seda siis juba järgmises videos.